Ja kuidas te arvate? Nädal on möödas. Kas ka täna võib öelda, et Jeesus Kristus on üles tõusnud? Aitäh. See rõõmustab mind ainult mind praegu, aga see just teda rõõmustab. Ta on iga päev see sama täna, eile ja igavesti. Ta on üles tõusnud. Ja tänu sellele ta on üles tõusnud. Tänu sellele me oleme täna siin. Halleluuja. Halleluuja. Oot mitte kuidagi ilma temata ei saa. No mitte midagi ilma temata ei saa. 34 aastat olles Jumala laps, ma lihtsalt rohkem ja rohkem süvenen ja saan selgus, et ilma temata no mitte midagi ei ole absoluutselt. Kõik on tema, kõik on temast, kõik on tema läbi ja kõik on tema nimele auks. See asi toimib minu sees, sinu sees, meie eludes. Halleluuja. Me elame ju siin, et austada teda. Terve nädal, ma ei tea, kui praegu küsida on tava inimesel, kui kohtuvad, ei ole näinud terve nädal, et küsivad, et tere, kuidas sa elad? No see on normaalne küsimus. How are you? Aga kui täna kristlased kokku tulevad, nad võivad küsida teine teise käes, kuidas Jeesus elab sinu sees. Vastus võivad olla erinevad. Kuidas Jeesus elab? Kuidas sa lubad Jeesusele elada sinu sees ja sinu läbi? Selle peale võib mõelda ja lubada Jumalale vastada sinu küsimusele. Kui sa ise praegu ei saa vastada, Jumal vastab sulle. Kui sa oled aus Jumala ees, avatud südame, Jumal ütleb seda, ta näitab seda. Ta lihtsalt paidab sind ja ütleb, kallis laps, ma olen terve nädal, ei olnud sinuga koos olnud. Sa ei tulnud minu juurde. Sa ei uurinud, mida ma olen tahtnud sinu jaoks anda. Mis plaanid minul on sinu jaoks. Ja sul omaid on nii palju ju mures. Ja sul omaid on nii palju küsimusi. Ja üks asi ei meeldi sulle. Ja teine asi kõveraks on läinud. Ja kolmas. Aga ma ei ole sind tundnud selle nädala jooksul. Tahaks uskuda, armas kogudus. Tahaks uskuda, et seda ei ole meiega. Aga ma tunnen Püha vaimu kõnetus. Olustena jagas juba natukene sissejuhatus, nagu keegi mul aitas, sellepärast, et seda, mis olusin lühikene sõna jagas, see praktiliselt absoluutselt seesama suund, seesama eesmärk, mida pühas vaimus mina ka olen saanud. Mees ja naine üks juhu. Isegi täna kinnitus oli sellest, et nagu üks vaim, üks õde täna vara hommikul oli ühes küsimuses hädas ja kirjutas sõnumit saatis küsides, kas tohib seda teha või kas sobib või niimoodi. Ja me oleme erinevas kohtades oma Jumalaga ja igaüks oma toas ja tuli mulle seda küsimus ja tuli ka Olis oli seda küsimus, aga ma ei teadnud ja ma mõtlesin, kui mul tuli see küsimus, mis ma nüüd kas lähen Olise käes ja küsin tema nõusoleku, kuidas tema siis seda küsimusele tahab vastada õele aga pilk ülesse poole. Vastus oli selge. Vastasin. Ja siis tuleb Olus minu tuppa ja ütles, et mul küsimus sinna esitati, et mina kohe tähelepanelik, et mida sa vastasid? Mida sa vastasid? Et minul ka see küsimus tuli, et mina vastasin niimoodi, kuidas sina vastasid? Sama vastus.
üks küsimus, sama vastus. Õele oli antud selgus ja ta tänas, et selge, teen niimoodi. Vaadake, kui Jumal juhatab, nii nagu Oolus ütles, keda Jumal juhatab, need on tõesti Jumala lapsed, eks ole. Me ei pea karda, me ei pea midagi mässitada, me ei pea midagi katma, me ei pea midagi kuskil peiduse minna, eks ole. Alasti oleme Jumala ees, avatud, selgus, klaar, kõik on klaar. Ei ole midagi vaiba alla peidetud. Halleluja, halleluja. Ja täna on see päev, kus Jumal vaatab jälle meie südametes ja ta loomulikult tahab meile aidata. Loomulikult ta armastab meid. Ja ta on väga kurvas, kui me ei ole saanud seda, mida tegelikult meile kulub või veel hullem, et me oleme kaotanud seda, mida meile on andud, mida me oleme saanud, kui me esimene kord pöördusime Jumala poole, kapituleerisime ja ütlesime, Jumal, ma vajan sind. Ma vajan sind. Vabasta mind minu patukormast. Ma ei taha sellega enam elada. Muuta minu süda. Ime juhtus. Kõik uus, kes on Kristuses Jeesuses, kõik uus. Vana on möödunud, kõik on uueks tehtud. Halleluja. See on meie Jeesus, kes täna ka on seesama. Loomulikult me oleme ihus, me oleme lihas, me eksime, me komistame, me kiirustame, me paneme mööda, me ütleme mööda, ennem ütleme pärast, mõtleme. On see tuttav või see ainult minuga? Vaikite. Teil ei ole seda. Üks õigene mind toetab. Ei, ta oli see väga õnnistatud. Vennad ka, ma tänan Jumalat, et see on meie reaalsus, kuidas me võime siin elada. Kord me oleme vaimus, kord me oleme lihas. On ju nii. Aga Jumal näeb tegelikult meie süda. Kuigi me tahame ja kuigi me püüame ja teeme kõik seda, mis on õpetused ja mis jutlused ja mis loetud ja mis nähtud. Praegu ju peale seda, et me võime lugeda ja kuulda Jumala jutlused Jumalast tõest, me võime isegi näha praegu interneti kaudu, YouTube'is ja teised kanalid. Me võime ka näha, eks ole. Aga kallikesed, kuidas seda kõik nagu vastu võetakse meie südame poolt. Mida me paneme tähele, mida me ei pane tähele. Teinekord, kui me näeme midagi, on võimalus näha, mida ainult võib-olla internetis, aga kuskil ka nii organiseeritud koosolekud ja üritused. Tihti meie süda vaatab, sellele õele nii ilus kleit. Missugune modne soeng sellele õele. Vaata, sellele vennale uus pintsak. Mõistate seda mõtteviisi? Me paneme tähele. Me keskendume nende väliste asjade peale. Aga tähtis on Jumala sõna sisu. Sisu. Tema mõte, mida ta tahab sulle ja mulle ka täna anda. Ta tahab ainult, ta on hea andja. Kõik hea and tuleb meie taiva isa, kes on üleval. Ja kui me tuleme selle südamega, et mida täna ma saan tema käes, mitte jutlustaja käes, mitte pastorite käes, aga just tema käes, sest ta on püha vaim ja ta on siin. Ja seal, kus Jumala vaim, seal on tema vabadus. Halleluja. Vabadus. Ei ole kartus, ei ole hirmu, ei ole kahtlust. Ma tulin nagu laps tema juurde ja ütlen, isa, lisa juurde. Ma ei oska edasi. Mul on seal probleem, mul on seal mure, mul on seal vajadused. Lisa veel juurde.
ma ei oska edasi, ma seisan, topan nagu risttee peal ja ma ei tea, kas vasakule või paremale otsa või tagasi. Andku Jumal meie üks samm tagasi teha. Siis hakkab veeritama alla. Seisa püsti usus. Oled sa nõus sellega? Isegi kui sa ei tea, isegi kui ei ole selge sulle, seisa usu läbi. Ja sellel ajal, nii nagu juba siin kuulsime ja kõik me teame tõesti, et see on väga tähtis ja väga tark asi, et tähendab otsida väljapääsu, kui kuskil niisugune asi toimib, et nüüd ma ei oska. No kes oskab, no kes teab, kes on see õige ja tõeline nõuandja? Jesaja meile ütles, tema on tõeline, tema on täiuslik nõuandja. Tema juurde me võime jooksta, tema juurde, tema käes küsida ja nii nagu Olus ütles, et siin on need vastused ja kõik, et me ei läheks rikki, et meie elu, sinu elu ei läheks rikki või mingi asja või mingi alustatud mingi ettevõtlus või niimoodi, kõik on tema käes, tema on õigese nõuandja, halleluuja. Aga enne, kui tema juurde jooksta, midagi peab meiega juhtuma, midagi peab ära märkida meile, et ma märkan, et ma ei lähe, kui mul ei ole vaja midagi, eks ole, ma ei lähe mitte kellegi juurde, eks ole, isegi Jumala juurde ma ei lähe, et aita mind, ma olen nüüd kimbatuses või niimoodi, kui me ei pane tähele. Kui me ei pane tähele ja seda jutlus ma tahangi praegu alustada, see on Timoteose teine peatükk, esimene peatükk ja esimene Timoteuse 4. peatükk ja 16. Paulus kirjutab oma pojale, noorele Timoteusele, kes juba võttis enda peale kohustus olla nagu karjana, noor karjana, vastutus koguduse ees. Ja ta kirjutab, pane tähele iseennast. Pane tähele iseennast. Kallis sõda ja vend, kes te olete praegu siin või seal, kes praegu vaatate teist poolt ekraani. See on võimas abi Jumala poolt. Kui see asi ei toimi meie elus, minu isikliku elus, siis mitte kellegi poolt abi ei toimi. Ei liigu. Algus, start, võidu poole on pane tähele iseennast ja õpetust. Püsi kindlasti sellest, sest kui sa seda teed, päästad sa enese ja need, kes sind kuulevad. Kuulsid sa õieti, et päästad sa ennast ja need, päästad sa enese ja need, kes sind kuulevad. Sa võid öelda, meie oleme päästetud Jumala armus, mitte tegude järgi. Jah, amen, tänu Jumalale. Tänu Jumalale selle armu eest, tänu Jumalale, et teisiti, kes on kunagi mulle ka öelnud, Mariana, miks sa elad nii, miks sa jood, miks sa teed, miks sa suitsetad, miks sa rikod abielu. Miks ma teen? Kõik teevad ju nii. Mul oli vajadus sellest. Mul oli vajadus ja see oli normaalne, nii nagu maailm tegi ja mina elasin. Ma ei suutnud teisiti, vajadus ei olnud lihtsalt normaalne sarnasus.
panna tähele ja meil ei olnud võimalust siis panna tähele, lihtsalt see oli juba niisugune mõte ja niisugune arusaam maailmas, et see on ju, no nii ta peabki olema. Aga vaata, siin ta ütleb Timoteusele, usuvennale, et pane tähele iseennast ja õpetust ja püsi kindlasti sellest, sest kui sa seda teed, päästad sa ennast ja need, kes sind kuulevad. Päästad sa ennast. Armsad, me oleme tõesti Jumala armu saanud päästetud usu läbi, eks ole. Me oleme usu läbi päästetud saanud, aga nüüd, kui me oleme Jumala lapseks saanud uuesti sündida ja püha vaim on meie sees, nüüd hakkab hoopis teine tee, hoopis teine eluviis, hoopis teised eesmärgid, hoopis teised huvid, väärtused, hoopis teine absoluutselt, see on juba Jumalast tarkused tulevad, Jumalast need vahendid ja kõik, mis sellega sa saad seda igatseda ja tahta ja järgida. Ainult Jumala armu, see ei ole käsk, aga see on arm, mis annab meile seda võimet, et me suudame teha seda, mida ilma Jumala armuta, ainult käsu all me ei suudaks. Ma ei suudaks, ma ei suudnud seda muuta ennast, kuigi kuskil südametunnistus süüdistas meid. Ja tihti ma olen paidi ja sisse, nutsin, kõik ju on korras, kõik on suurepärane, lõbus, kõik kaunis, kõik ilus, kõik absoluutselt austus, lilled. Aga tulid koju pisarad. Tähendab, südametunnistus kribeldas, aga ma ei saanud ennast. Aga nüüd me oleme ju usklikud. Nüüd meil on võimalus kelle poole pöörduda, et teema seda teeb. Ja nii nagu me juba täna kuulsime, peaasi, et me tahame. Et meil on tahas seda, et me mõistame seda, et selles küsimuses, selles käitumises ma olen maha jäänud. Kirjutatud on nii siin, aga tegelikult minu elu on hoopis teissugune. Mõistate, pange tähele iseennast, pange, kui palju me paneme tähele, kui palju me märkame omad vead, oma vigadused igasugust, oma kõverused. Aga sellest hakkab paranemine, kallikesed. Kui me hukka mõistame enda üle, eks ole, seda oma need patud ja kõik, siis alles me võime saada seda parandus. Ja see tekitab nagu korintlastele, teine korintlas 7:10 ütleb, et meeleparandus tähendab seda, tekitab, kui me oleme kurvastanud Jumala meele järgi, eks ole. Me vaatame Biiblis nii palju õpetust, Jeesus nii sirgelt ja nii selgelt ja nii lihtsalt ju õpetab. Ära varasta, ära hoora, ära seda, eks ole, see nii anna andeks teistele. Ja kui seda asja kõik ei toimi, siis me oleme selle õudne kuradi süüdistuse all. Ja tema pannab veel juurde sinna võimaluse sulle veel lisada juurde seda nimekirja, mida sa ei ole alistunud Jumalale ja ei teinud. Aga kui kõrge on? Kui sa ütled, jah, isand, ma tahan teha nii, nagu sa oled öelnud siin, aga ma ei suuda, aga aita mind. Aga sa kurvastad Jumala meelemärgi järgi, mitte maailma meele järgi. Et näed, mul ei ole seda autot, mul ei ole seda kostüümi, mul ei ole seda töökohta, mul ei ole seda midagi seal, mis iganes praegu, kõik läigeb ju, kõik tõmbab ju välja Jumala tõest. Siis see on maailma kurbus ja see on ainult Jumalaga lahutus. Aga kui me kurvastame Jumala meile järgi, Jumal, mul ei ole seda. Miks ma ei suuda seda? Miks mina kordan jälle seda? Isand, ma vajan sinu abi. Ja sellepärast, kallis rahvas, täna on see väga konkreetne, väga vajalik meile kõigidele, mulle ja sulle. Pange tähele iseennast.
pange tähele, et võrdle, on millega võrdle, on kellega võrdle. Jumal on meid kutsunud sellepärast, et saada, et meist saada nagu sarnasus oma poja peale. Jeesuse Kristuse sarnaseks, et me saaksime. Saate te aru? Jeesus nii tahab ja nii hoolitseb meid. Ilma selleta me ei saa, kui me hakkame niimoodi pealeskaudselt kuidagi ja kuidagi moodi, siis me lihtsalt ei päri Jumala riigis, on Jumala sõna. See on Jumala sõna, me ei päri Jumala riigi. Aga mis on siis meil nii tähtis praegu tänase päeval? Vaatame üles. Jeesus Kristus on tulemas. Ja tulemas kõige eeskätt enne oma koguduse järgi, oma pruudi järgi, enne kui hakkab see kohutav kohtupäev, nagu me juba täna kuulsime, kui hakkab Jumala kohus. Enne ta tuleb oma pruudi järgi. Halleluuja! Seda meie ootame, kes me oleme siin Kristuses ja kirikus. Me ei ole lihtsalt kirikus käed. Aga me ootame pulmat praegu, eks ole. Pulmat on ees. Jeesus on tulemas meie järgi. Ja loomulikult siis tuleb seda maailma koos. Aga ka need, kes ei ole pandud tähele iseennast. Kes ei ole pandud tähele iseennast. Ja kes ei ole meelt parandanud. Kes ei ole otsinud isakallis, ma olen väga kurba, mul täitsa kõvad see elu. Nagu ei ole läinud kokku ei selle õpetusega, sinu õpetusega, ei sellega. Ma ei suuda. Ole aus. Käännu oma südame Jumala poole. Siis tema paneb sirgeks olema. Halleluuja. See on tema tahe. See on tema tahe. Ma näen, õde üks muigab õnnelik ja just siis südames selle temale läinud see sõna, et Jumal tõstab sinu kõvarus ja teeb sirgeks sinu tee käimine koos Jeesusega. Halleluuja, see on meie Jeesus, see on meie Jeesus. Aga veel kordan ja veel tahan korda tõesti pane tähele, mida ja kuidas sa elad, kuidas sa suhtud inimestega, mis on sulle see väärtuslik ja mis on sulle tühine, nii palju ju õpetuste, nii palju tõostuste. Jeremia ütleb, et eraldage väärtusliku tühisus, siis teie olete nagu Jumala suu, mõistate? Siis ei olegi nii vaja palju tubidada oma pea või midagi, eks ole, lihtsalt võtta nagu need moraalikoodeks mingi, see ei aita. Aga siis Jeesus elab, Jeesus meie sees, ta elab meie suu kaudu, meie elu kaudu ja austab oma isad. Halleluuja, mis on amet on meile andnud? Lepituse amet. See ei ole ainult siin, kes seisab siin. Sina võid lepitaja olla kaupluses või kuskil oma töökohas või kuskil apteegis või kus iganes. Jumal võib sind kasutada lepituse ametiga, et hing saaks valgus. Et hing kellegi, kes on pimeduses, saab selgus, et kus ja mis ajal me elame praegu. See on veel armuaeg. Metodistis, mis oli see viimane palve, meie isa palve õhtusel, seal küsiti inimeste käes, et mille üle sa oled rõõmus või mille ees sa täna Jumalat ja seal väga paljud olid põhjused, mille ees inimesed erasid, pastori ja teised ja kõik, aga ma kuulsin seda ja ma mõtlesin, üks meesterahvas, tavaline kristlane, tõusis ja ütles minu arvamusele, et see oli kõige parem rõõm, mis ta ütles, see oli, et veel Eestimaal on armuaeg. Ta oli kristlane, aga et veel on armuaeg ka meie jaoks õed ja venad. Veel on aeg vaadata täpsemalt. Panna tähele. Te nõustate sellega, et see Jumal praegu õpetab, pane tähele
oma elamise viisi, pane tähele oma ja, ei, siis ei saa vahepealsed asjad olema. See on Jumala tahe ja sellepärast me nagu tihti võime näha Piiblis, kuidas apostel Paulus võitleb sellega iseenda olemisega ja ma loen, see juba see koht, mis ta ütleb, et pane tähele iseenese õpetuse, püsi kindlasti. 1. Korintuse 9:27 Paulus ütleb, ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks. Vaimu läbi. Ta talitseb oma ihu ja teeb seda orjaks. Kunagi ma mäletan Piiblis Harry Lesment, kes mäletab või kes tunneb teda, ta ütles, et võtta lihtsalt see nagu sa oled oma lihaga, oma ihuga nagu kutsega nööri otsas. Sa võid kamandada teda ja öelda ole vait või istu või minna või midagi. Et sa nii võid vaimu läbi korraldada, anna korraldus oma lihale. Eks ole, et ma talitsen, Paulus, väga austatud meie silmis, eks ole, on vend. Kui palju ta on kirjutanud siin Uut Testamenti ja missugused õpetused temal konkreetselt on. Et ma talitsen oma orjaks seda teen, et ma muille jutlus üteldes ise ei saaks kõlvatumaks. Kui tähtis on kallis kogudus. Kui tähtis on, siin me tuleme, siin me oleme kõik kristlased ilusti, soovime teineteist Jumala õnnistus, kallistame ja kinnitame võib-olla mingi Jumala sõnaga ja kõik see on tõesti tavapärane, see on kirikline, niisugune kombeks võib muutuda, aga mis on väljaspoolt meie elu? Mis on väljaspool meie elu? Et siin me võime kinnitada ja tõesti räägida teistele komplimentid, nii kiites selles mõttes, et tubli sa oled ja tõesti tubli. Jumal ootab ja tahab, et me tunnustame teisi, kes nagu tõesti agarad on näidata ja teha ja teevad nagu Jeesusele, halleluja. See on juba näha, et on uuesti sündinud, on Jumala lapsed, need tahavad teha kogu südames Jeesusele midagi, kogu südames. Isegi ei ole vaja teinekord küsida või näidata. Ta teab, mis on kõvar või mis kus koos. Ta läheb, kummardab ja teeb ja koristab. See on viile. Meie vaimulikus ei sõltu, et kui andlik või kui palju meid andid on. Andid annab Jumal. Olete see nõus? Aga kui palju me oleme vaimulikult, kui palju me oleme kasvanud vaimus, tundetakse sellest, missugused meil viljad on. Eluviljad. Mis viljad me kanname kodus, töö juures, ükskõik kus kohas me liigume. Mis viljad meil on? Sellest Jumal meid näeb, kui vaimulikud kasvanud me oleme. Või lihtsalt jäänud topama ja kiitleme oma andidega. Aga see ei ole meie andid. See on Jumala poolt. Tema annab nii nagu vaim annab meile. Amen. Ja me teenime teda rõõmuga, sest temast see jälle tuldud. Halleluja, halleluja. Kogu aeg, see niisugune pulbitseb, see armujeegi kogu aeg voolab. Temast võtab edasi, annab jälle temast tuleb jälle edasi jagad ja kogu aeg see elu pulbitseb, Jumala elu. Jeesus Kristus on üles tõusnud. Halleluja. Ja me võime tõesti kasutada tema need annid, aga ka viljad, mis tulevad pühast vaimus. Ja sellest näevad, kes me oleme. Nii nagu on öelnud, teie viljadest tundetakse teid, kes te olete. Amen. Ja see ei ole vaja öelnud, kirikus on väga vagad või väga niisugune pühalikud või niimoodi, aga seda nähakse igalt poolt, kus me oleme. Tuntakse, rahvas, ka paganad näevad vahet kristlase ja kristlaste vahel. Näevad vahet. Hiljuti kuulsin
raadios, kristliku raadios, et üks õde intervjuu seal oli, ma kaua ei kuulnud, aga ta ütles, ma alustasin usku, siis tähendab ühel kirikus, kes oli üks konfessioon, siis kuidagi mulle ei meeldinud seal, siis ma läksin sinna konfessiooni kirikusse, siis tundsin, et see ka ei ole minu koht, siis ma läksin kolmanda konfessiooni, siis ma neljanda konfessiooni, aga siis ikka lõpus ma tundsin ikka seal, kus ma alustasin, seal ma pean olema, ma läksin ikka tagasi. Niisugune ring, inimene on teinud ringi ja ma ei tunne, ma ei tea, ma panin kinni. Ma mõtlesin, et tahaks lihtsalt temaga kohtuda, keda sa otsid. Keda sa otsid või mida sa otsid, õde kallis? Jeesus Kristus, ainukene, kes on olnud, tulge minu juurde, siis ma annan teile hingamist. Mina annan siis sellele hingile, mis ta on nii rahutu ja sinna ja teine ei tea, kas see mees või see kogudus või see pastor ja kõik, eks ole, pange tähele iseennast. Me oskame väga hästi panna tähele oma lähedased, eks ole, eriti perekonnas. Ma ei taha kedagi siin ei solvuda või midagi, aga mina näiteks väga hästi panen tähele olust, mis olusel on plussiks minu jaoks, mis olusel on miinuseks minu jaoks. Samamoodi olus paneb tähele, mis naisel on, eks ole. Me kogu aeg paneme kõrval tähele inimese ja kusjuures häda, me tahame, et nemad muutuksid, kui see on miinus minu jaoks. Jumal ütleb, pane tähele iseennast. Kui silm ei näe, küsi silmasalvi Jumala käes. See on võimalus. Ja me teinekord, me ei kuule Jumala häält, nagu kaebame ka omavahel, ma ei kuule Jumala häält ja me ei kuule Jumala häält ainult põhjuseks sellepärast, et me ei näe, mis kirjutatud on. Et meie silmad on nii pimedaks, et me ei näe, me loeme ja ei näe mitte midagi. Teate, ma nimetaks võib-olla seda Jakobuse kirja. Me teame, on Jakobuse kiri, kus ta ütleb, see on esimene peatükk ja 27 salm vist oli, kus ta ütleb, et olge sõna tegijad ja mitte ainult kuulijad. Mitte ainult kuulijad, iseendid pettes. Me näeme, me kuuleme, aga me ei tee seda. Me ei võta enda peale seda riiedu, seda, mis Jeesus pakub meile, ole see, eks ole. Minu armus sa suudad kõik. Mina aitan sulle muuta, kui sina oled juba pandud tähele ja öelnud, Mariana siin toimis miinus kogu hüüdmärk ka pane. Siin miinus hüüdmärk pane ja sellega mina ütle, Jumal, ma panin tähele, sa aitasid mulle, aga ma tahan jääda püsivalt sellest, mis sinu poolt on anda mulle. Amen, kallis kogus, teised ei saa. See lihtsalt lugemine või lihtsalt kuulamine või lihtsalt vaatamine. See on lihtsalt aega veetmine, see lihtsalt nagu show, nagu naudimine. Me lihtsalt näeme kõik ilus, kõik ja veel märkame, mis on väliselt, asjad on ilusad. Aga me ei pane seda sügavu, seda Jumala tahe. Aga me peame mitte ainult panna tähele, aga paluda Jumala käest, et ma tahan, mul seda ei ole, ma tahan, palun tee mind selle sarnaseks. Ma tahan selles püsida. Amen. See ongi see tervenemine. Aga kui praegu keegi küsiks, et lihtsalt otseselt mina seda ei tee, palu kätt katestama, aga kui praegu küsida seda, kuidas sina arvad, kas sul on vaja muutust? Kas sul on vaja muutust? Ise südames praegu sa tead, mida sa vastad ja Jumal ka näeb praegu, mida sa mõtled enda kohta. Kas sul on vaja muutused? Siis on tere tulemas. Jumal täna on siin, et muuta,
et aidata, et parandada, et lisada juurde armu peale. Aga kui sul on südames, no kuhu veel, mul on kõik korras, seda ma olen teinud, seda ma olen täitnud, et mul on kõik korras, et mul ei ole vaja muutus, siis see on väga tõsine diagnoos. See on väga tõsine diagnoos. Ja sellega diagnoosega, kallis õde või vend, sa pead jooksma kiiresti tervendaja juurde, kes on Jeesus Kristus ja öelda, ma vajan sinu muutus, muuda mind. See on egoism, see on ennast täis olemine, see on oma õigus. See ei pärgi Jumala riigi, armsad. See ei pärgi Jumala riigi. Kiiresti arsti juurde jookse, Jeesuse juurde jookse ja tema andestab, ta pääseb, veel on armuaeg, sellepärast mulle meeldis see vend ütles, et veel on armuaeg Eestimaal. Ma arvan, et tema meeles pidas kogudus, mitte paganad, et kogudus veel on vaja meelt parandada ja kanda õiget meeleparanduse viljad. Amen. Täna Jumalale selle ees. Aga kui me seda paneme tähele ja kõik siis nagu Paulus ütles 2 Timoteus 4 ja 7-8 lõpus, mis ta ütles, ma olen head võitlemist võidelnud ja ma olen oma jooksmisel lõpetanud ja ma olen usu säilitanud ja nüüd on minule talele pannud õiguse pärg. Halleluuja, 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 halleluuja. Paulus tundis lõpu rõõmu selle üle, et ta pani tähele oma elu ja ta pöördus pidevalt Jumala juurde, kui oli kitsas. Missugused kitsikused temal oli? Missugused kivid ja pitsa tema juhuse lendasid, aga tema jäi ustavaks Jumalale. Halleluuja. Ja siis temale ta teab nüüd kindel, et pandud õiguse pärg, mille issand õige kohtumõistja mulle annab tol päeval. Täna oli sõna algusele oluse poolt tol päeval kohtumõistja, aga mitte ainult minule, Paulus ütleb, ka täna mina praegu ütlen, mitte ainult minule, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad ta ilmumist. Halleluuja. Me armastame, me ootame tema ilmumist, me ootame tema teist tulekut. Halleluuja. Ainult kui me paneme tähele iseennast ja tema õpetus, mitte kellegi. Me ei pane tähele teisi asju, teisi inimese olemised. Kui sa paned tähele, et miski ei ole seal korras ja karjastel on reeglid, on õpetused, kuidas on vaja käituda ja ette hoiatada ja kõik ja inimesel on oma valik, kas ta võtab või ei võta seda ettehoiatust, eks ole, siin mitte keegi ei saa käskida midagi absoluutselt. Aga kui me paneme tähele iseennast, siis on kasus sellest, siis sellest on väljavõid sellest tupikuses võidu poole. Sest meil on alati tavalised, et see on süüdi ja no pastorid praegu väga süüdi igal poolt. Absoluutselt, praegu üle maailma pastorid kõik süüdi on. Ja siis lubavad teha iseendale seda, mida ei ole ei õpetusega, ei Jumala sõnaga ei ole kinnitatud. See on praegu olukord vastupan ja mässumeelsus koguduses. Mässumeelsus, ma ise tean, ma ise tahan, ma olen ikka suur mees, ma ikka olen õppinud ja õpetatud ja kõik mis iganes, aga ta ei ela pühas vaimust, ta ei liigu vaimust ja seal on palju, kus võivad teised inimesed komistada.
komistada ja see on kõige hirmsam asi. Kui minu elu üle keegi komistab ja seal siis ma kuulen, mida sa oled siis sellele hingele, kes praegu on teel hukkamisele. Ma olen komistuskiviks olnud. Koguduses on väga auline, aga väljaspool lihtsalt kaksipidi mõtlemine, kaksipidi elamine, kaksipidi lõpetame. Paneme tähele, armsad paneme tähele iseennast ja Jumala tõeline õpetus. Ja ma tahan lugeda veel kuidagi tuli niisugused sõnad, kui me seda teeme, siis missugune kasu võib sellest tulla. Et kui me, et kui me paneme tähele, kui me tõesti paneme tähele seda, nagu Jumal pakub iseennast ja õpetust, siis ei ole vajadust meile nii palju võidelda. Ei ole vaja võidelda. Kui me teeme, kui me paneme tähele, Jumal on abiks, Jumal kohe, kui nõus ma olen, ta kohe muudab mind ja kõik, sõda nagu on lõppenud. Ei ole palju võidlemist, ei ole vaja. Kui ma panen tähele iseennast ja Jumala õpetus, siis ei ole vaja mul palju manipuleerimist. Tahes-tahtmata ja teinekord väiksed kompromissid oma elus, et meeldida kellegile. Et meeldida kellegile, mingi kasu võib-olla seal on. Et jaa, teeme seda, olgeme aus, teeme seda. Aga kui me paneme iseennast tähele, siis ei ole vaja seda kõverused meie eludest. Edasi, kui me paneme tähele iseennast, mul ei ole vajadus nii palju end kaitsta. Kui on kõik Jumalaga see sirge, siis kuradel ei ole kuskil nooled visada sinu aadressil. Ei olegi vaja kaitsta ennast. Kui ma panen tähele iseennast, siis minu probleemid näevad väikseteks. Minu Jumal minu ees. Minu Jumal hoolitseb. Väikseteks siis. Kui ma panen tähele iseennast ja õpetust, ma tunnen, et kõik on võimalik Jumalas. Kõik on võimalus. Me käime usus. Me oleme võitjad. Kui ma panen tähele iseennast ja õpetust, ma võin hüpata üle müüri. Halleluuja, kus Jeesusel. Ja veel, kui ma panen tähele iseennast ja õpetust, siis ma näen Goljatit mitte probleemina, vaid võimalusena. Goljat siis ei ole probleem, vaid võimalus Jumala nimel võita seda Goljatit. Halleluuja. Ja viimane, kui ma panen tähele iseennast ja õpetust, ma võin naerata selle üle, mille pärast ma palju nutsin elus. Naerame. See nii väike asi oli. Aga Jumal kuivatas minu pisarad minu silmades. Kui ma panen tähele, kui sirge tee on koos Jumalaga käimine. Halleluuja. Me võime olla ja elada väga julgelt. Amen. Amen, kogudus. See on see tänane läkitus kogudusele ja me lihtsalt võime tänada Jumalat selle ees, et on võimalus saada uut armu peale Jumala käes. Keegi meist ei ole. Ma usun, kui keegi küsiks, et kas sul ei ole vaja muutuda. Ma usun alates minust ja kuidas veel ma vajan muutuda. Ja mida rohkem sa lähemale Jumalale jõuda ja igatsed teda, seda rohkem sa näed plekid enda peale.
seda rohkem sa näed tolmu enda peal. Need ookad, mis teisi haavab. Mida lähemale sa Jumala poole igatsed, seda rohkem sa mõistad, et sa vajad teda väga-väga radikaalselt selle kurja ajal. Sest ilma temata me ei või mitte midagi. Halleluuja. Jumal täna pakub oma abi ja me olime nõus seda tegema, mis täna õpetus sai. Amen. Amen. Kas me võime öelda lihtsalt korrata niisugust lauset, et Jumal, ma tahan ja ma otsustan panna tähele iseennast ja õpetus. Kordame seda. Ma tahan ja ma otsustan panna tähele iseennast ja õpetus ja püsida kindlasti selles Aita mind. Halleluuja. Tõuske me palvetame. Halleluuja, Issand kallis. Halleluuja, Jeesus. Issand kallis, nii nagu me siin laulsime laulu. Kui ma kogun su armastus, siis kõik on väike selle ees. Nii suur on see, nõnda võimas ja hea, et mind Jumal armastab. Issand, me täname siin selle tõesti igavese armastuse ees. Millega sa oled meid armastanud, andes oma poja risti peale. Meie pattude ees, me ei ole mitte millegiga ära teeninud sinu armastust, Issand. Issand, aitäh sinu armu ees, Issand, aitäh sulle, et sa otsinud ja leidnud meid. Aitäh, et sa niisugune ohvri maksnud meie pattude ees. Aitäh sulle, Issand, et me täna veel võime saada andestus, võime saada puhastus, võime saada, Issand, uuendus täielikult, Issand, kui me paneme tähele iseennast. Isa, ma palun, anna meile seda võime, et me mitte miski ei teeks ilma sinuda siin elus. Et me paneme tõesti tähele, kas see on sinu tahe või ei ole sinu tahe. Issand, aita mind teha seda, mida sina tahad teha. Issand, kallis, me usaldame sinu kätesse oma elu, Issand, oma otsused, oma valikud, Jumal kallis. Alusta minust, Issand, meie eludes, meie perekondades. Alusta minust, Issand, et ma näeksin seda viga, miks takistab sinu au kohale olekust. Issand, kallis, ma palun praegu, Jeesus, kallis, puuduta iga süda, Jumal kallis, et sina võiksin tõesti puhastada, nii nagu aednik puhastab aeda, need oksad ära lõigata, need kõik viljad, mis ei ole puhtad, ei ole head, need ära likvideerida. Issand kallis, ma palun, Issand, tee seda töö meie sees, nagu aednik oma ajas. Jeesus kallis, me usaldame sinu kätesse oma elu, koguduse elu, Issand, ja saagu sinu au ilmseks siin maal. Jeesuse nimel. Amen. Olge väga õnnistatud.